Hiljuti lugesin tähenduse teejuhtide esimesest numbrist, september 2020. Oli väike arutelu, kuidas toimub paradigma muutus, kuidas pakutakse välja uusi mudeleid vana ja ammendunud ühiskonnamudeli asemele. Ja seal oli äkki selline mõte mänguteooriast, et mis tahes uus mudel peab olema mänguline, sest mängiv inimene on võib-olla peaaegu sama sügav või isegi sügavam kui püha inimene või religioosne inimene, homo religioosus, jah, oli vist Eliadel. Äh, ja siis mul äkki meenus selline mäng nagu Kuningriigi mäng. Täna, kus me liigume edasi sellisest egalitaarsest nivelleeritud ühiskonnast kogu oma persona nii-öelda lameduses ja võõrandumuses, kus me liigume sügavusse, kus me liigume arhetüüpikasse ühiskonna eesliinil, siis Kuningriigi mäng viitab kuninga arhetüübile. Kuninga arhetüüp on neojungiaanluses muuhulgas selline integreeriv arhetüüp, ta integreerib endasse teisi olulisi arhetüüpe nagu sõdalast, nagu armastajat, nagu maagi, seal kurvameelset meest, võib-olla ka vana tarka meest, noh, mitte küll triksterit, mis on ikkagi tugevaim kaart kaardimängus, sealpool kindlaid rolle, arhetüüpseid rolle. Ja see viitab inimeste kuninglikkusele ehk terviklikkusele. Terviklikkus on teatavasti Carl Jungi individuatsiooni eesmärk. Lõputult kasvav terviklikkus, kuivõrd individuatsioon on lõputu, nii on ka terviklikkuse kasv lõputu, sest me avastame nii-öelda vabaduse ookeani üha uusi kaldaid, kus on alati midagi tundmatut, midagi varjulist, mida me veel ei ole integreerinud, ei ole teadvustanud. Nii et vari jääb alati meie elus olema ka integreerimata vari, mille integreerimise läbi me saame üha rohkem, üha võimsamat energiat kogu sellest alateadvuse ookeanist. Mis asi on siis kuningriik, kui rääkida tema mängust? Mis on need arhetüüpsed rollid, mida inimesed hakkavad seal tundma, õppima ja enese peal katsetama ja ära tundma? Lisaks kuninga arhetüübile. No näiteks eile tuli jutuks seltskonnas, mille peale ma polnud isegi veel tulnud, nagu preestritar, preestrinna. Ja ma tean vähemalt kahte inimest, kellele ma omistaks selliseid arhetüüpe. Siis oli veel valitsejanna. Meesarhetüüpe esimese hooga on palju rohkem, mis on sellised nagu individuatsioonilised arhetüübid. Minu teada Jungil ei olnud sellist arhetüüpi nagu selline haavatud seesmine laps. Et see oli võib-olla osa varjust. Küll aga on tal selline algses loovuses õitsev või särav laps. See on meie loovuse seeme. Et kui meil õnnestub see integreerida, see lapse vahenditus, avatus, autentsus, siis me saame kiiremini loojateks. Ja nagu Katrin
nagu Katrin Saale-Saul kuskil vist mainis, et kui naised puutuvad kokku naise arhetüüpidega, siis nende tervenemine kiireneb. Sest nüüd nad saavad toetuda millelegi tõeliselt, tõelisele, tõeliselt autentsele, tõeliselt tugevale. Sellele kaljule, mis on siis kujunenud inimkonna, inimliigi kujunemise kogu ajaloo jooksul, et kohaneda selle maailmaga. Need mustrid, need anumad, mida siis iga inimene täidab oma isikliku sisuga. Järgmine roll, mis mul kohe meenus, on rüütel, rüütelkond. Kuningas on ka ju rüütel, eks ju, ajalooliselt. Ta on rüütlite pealik, rüütelkond. Rüütelkond on omamoodi aadel, ta on omamoodi aristokraatia. Kuigi ajalooliselt oli tegemist sõdalastega, vallutajatega, kellest said siis need lääni isandad, need mõisnikud, kellele said need vallutatud alade elanikud kui orjad või pärisorjad või ka vabad talumehed, ütleme, kuna tollal ju enamus elas maal rahvastikust. Rüütelkonnal, igal rüütlil on oma malev, oma nii-öelda kogukond ja see omakorda jaguneb kogukondadeks ja vennaskondadeks. Nii et kuningad, rüütlid, malevad, kogukonnad, vennaskonnad. Ja sinna kõrvale siis naisliin, naisarhetüübid. See võimaldab inimestel esiteks hakata kogema neid arhetüüpe. Kuidas nad võtavad neid arhetüüpe, kuidas nad neid tunnistavad? Siin on kaks võimalust. Kas inimene ise, minnes vaimus sisse sellesse mängu, ta tunneb ära mingi arhetüübi endas. Näiteks eile jällegi sõber tõmbas seal mingeid kaarte, tarokaarte, minu kohta näiteks. Ja kaart tuli õiglus ehk siis kohtunik. Ja see tundus kuidagi äkki väga omane kaart mulle. Vägagi omane, lähedane, meeldiv roll. Et miks mitte? Noh, ta tõmbas selle kaardiga, ta ei pakkunud seda nii-öelda kuskilt mujalt kanalist. Aga see oli tabav sünkroonsus. Ja nii ka inimene ise, kui ta tajub endas mingit arhetüüpset rolli, näiteks väga hea naiselik roll on emand. See on küpse naiselikkuse arhetüüp. See ei ole mingi koduperenaine või ka mitte mingi tütarlaps, kes on ka selline, noh, natuke seondub siis selle nullkaardiga taro suures arkaanis suurtes saladustes, kes on siis narr, kes on see algaja, ka oma siis sellises puhtuses, hingepuhtuses, rikkumatuses, võib-olla isegi neitsilikkuses. Ja ka neitsi on ju vist arhetüüpne roll. Ja neid on küllap kümneid ja inimesed leiavad, avastavad, tunnevad ära ja sisenevad kuningriigi mängu läbi nende arhetüüpide, mida siis ka teised võivad neile välja pakkuda. Mul on kohe näiteks olemas endal inimene, kellele ma kohe paneks nii-öelda kuninga arhetüübi. Kuninglik inimene. Ja mitte ainult minu jaoks. Nii et see oleks huvitav ja niimoodi moodustuks mingisugune uus struktuur, uus mänguline struktuur, uue paradigma, uue mõtlemise, uue tunnetuse, uue sotsioloogia kujunemiseks.
miks mitte, meil on kuningriiklased olnud isegi Riigikogus kunagi, aga nad olid rohkem niimoodi nalja poolest tol ajal, nad said mitmeid kohti, ma ei mäletagi täpselt, kas see oli esimeses Riigikogu, Eesti Vabariigi esimeses koosseisus või natukene hiljem. nii et mängulisus on meile omane ja me oskame seda hinnata, oskame seda väärtustada, oskame seda valida isegi valitsejateks. niisiis, see on enesearendus, see on teiselt poolt koosloomise sünergia. kuningringi mäng kaasab eeskätt loojaid, kes on endas leidnud juba selle isesuse ja sellega seotud loovuse. või siis mingi arhetüübi, mille energia on temasse üle kandunud, nii et tal on seda, millega luua. ja ma ei kujuta ette neid sünkroonsusi, mis sellest võib sündida, kui sünnib selline kuningriik läbi kuningriigi mängu. sünnib teatud, kusjuures seal valitseb sünarhia. seal üks ei ole ülemus ega teine ei ole alluv, vaid see muster kujuneb välja kuidagi spontaanselt. üks sõber tõi sinna kõrvale ka sotsiokraatia, kus on funktsioonid on nagu kindlamalt juba välja kujunenud ja paigas, millega ka siis tervik arvestab, aga sünarhia on siis tema sõnul siis selline algsem, selline peenekoelisem, kus piirid ei ole veel näha. ja need arhetüüpsed rollid natukene sarnanevad selliste institutsioonidega nagu näiteks kohtuinstitutsioon, kui valitakse riigikohtunikud. Nad valitakse ju, kui mitte eluks ajaks, siis väga pikaks ajaks. või ma ei tea, kuidas Inglismaal on see lordide koda. kas ta on ka selline, seda ju ei valita pidevalt ümber. et see on nagu see tarkade koda või aadlikoda või rüütlite koda. et siis seal all on siis need kaupmehed ja siis see, noh, käsitöölised ja talupojad. selline seisuslik ja huvitav on see, et tänases ühiskonnas tegelikult teravnevad mitte ainult rasside vahelised piirid, vaid ka seisuste vahelised piirid, ka dünastiate ja muu rahvaosa nii-öelda vahelised piirid. kõik nagu selgineb, kõik nagu loomuldaselt omandab oma koha sellises algselt segapudrus või kaoses, kus keegi ei saanudki eriti veel aru, kes ta siis õigupoolest oma annete, võimete, oma kutsumuse poolest selles orgaanilises tervikus võiks olla. ja kuningriigi mäng on selles mõttes hea üleminekumäng. ta loob struktuuri, loob sellise holarhia, loob lisaks õpivõimalusel siis loomuliku keskkonna sünergiliseks koostööks, mis ei ole suunatud mitte ainult meie isiklikuks arenguks, vaid ka kogukonna, vennaskonna, kogukonna. me võime võtta siit ka, noh, kas või niimoodi territoriaalselt kihelkonna, maakonna ja nii edasi arenguks. kokkuvõttes siis uue ühiskonnamudeli arenguks, võttes arvesse, et tänane on ennast ammendanud. ja me tegelikult, kui nüüd vaadata uue paradigma mõtlejaid, et me viibime sellises lugudevahelises ruumis, kus vana lugu, see mehhanistlik, materialistlik maailmavaade, mis sai alguse valgustusest, on ammendunud, on muutnud, on osutunud nagu edasise evolutsiooni tõkestajaks ja uus isearhetüübist tulenev
identiteet ei ole veel kohale saabunud, me oleme ruumidevahelises ruumis selles kaoses, aga selles kaoses varjub juba uus nii-öelda kuninglik kord. Nii et see on ka meie ühislooming. See on välja käidud idee, välja käidud mudel, välja käidud kujund. Ja kui ta on piisavalt mänguline, siis ma usun, et paljud leiavad selles oma koha ja leides oma koha, leiame me selles üksteist. Ja me asume kaotama selle seni kaootilise, segadusse aetud ühiskonna killustatust ja atomiseeritust. Soovin meile kõigile selleks edu, õnne ja õnnistust.